Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Ta ütles pigem jah, ehk tal puudus konkreetne jah-arvamus, aga ütleme, et homoküsimuses ei ole ta ütleme, et homoküsimus ta ei ole radikaalne konservatiiv, aga ta on konservatiiv. Kas transsooliste õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Ahti vastas ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Ahti vastas jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Ahti Kallikorm vastas jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Ahti Kallikorm vastas ei. Kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamise ettepoole? No vot siin ta vastas pigem jah, mis tähendab selles vastusest ta ei ole nagu kange konservatiiv, eks ole. Nii, aga lähme järgmised on. Parempoolsust ja vasakpoolsust mõõdetavale küsimustele vastas ta, kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Ja tema vastas ei. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Tema vastas ei. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Ta vastas pigem ei ja see on väga hea, see on küll mitte kindel parempoolne vastus, aga siiski parempoolne vastus, see on väga hea. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? Ta vastas jah. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Ahti Kallikorm vastas pigem jah, ehk natuke vähem kui kindel täiuslikust parempoolsusest vastast. Kas riiklik alampalk on vajalik? Vot siin ta vastas ei ja see on väga parempoolne vastus, aga kristlikust vaatenurgast ma ei pea seda õigeks ja taas, et kui te tahate teada, miks ma ei pea seda õigeks, siis vaadake meie episoodi number 1. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonnarvel? Ja Ahti vastas pigem ei ja see on tore, sellepärast et see läheb kokku kristlike vaadetega, kuna loodu on, eks ole, Jumala loodu ja meie ei peaks seda rikkuma.